Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Tartus trükitud 1897 jätkuvalt. Järjega esimese Saamuli raamatus 20. peatükiga sai eelmine kord lõpetatud. Jätkame siis 21. peatükiga. Taavet põgeneb Noobe ja Ratti, Ahimelek ja Akisi juurde. Ja tema võttis kätte ja läks ära ja Joonatan tuli jälle linna. Ja Taavet tuli Noobe preestri Ahimeleki juurde ja Ahimelek läks värisedes Taaveti vastu ja ütles temale, mispärast oled sina üksi ja kedagi ei pole sinuga. Ja Taavet ütles preestrile Ahimelekile, kuningas on mulle ühe asja käskinud ja mu vastu öelnud, ära lase kedagi mitte sest asjast midagi teada saada, mispärast ma sind läkitan ja mis ma sulle olen käskinud. Ja poisid olen ma käskinud minna sinna ühe teatavasse paika. Ja nüüd, mis on sinu käes, anna mu kätte 5 leiba ehk mis kätte puudub. Ja preester kostis Taavetile ja ütles, leiba, mis iga päev süüakse, ei pole mitte mu käes, kui aga püha leib on minul, kui poisid aga oleksid naisterahva eest hoidnud. Ja Taavet kostis preestrile ja ütles temale, ka naisterahvas on meie eest keelatud olnud eile ja tunaeile, kui ma välja läksin ja poisse teenisid on pühad. Poiste teeristad on pühad. Ja leib on niisugune, mis iga päev süüakse ja seda enne mine sünnib seda anda. Sellepärast, et seda peab pühaste peetama täna nende riistade sees. Ja preester andis temale pühad leivad, sest seal ei olnud muud leiba kui ettepanemise leivad, mis Jehova eest olid ära võetud, et värsked leivad pidid ette pandama sel päeval, kui neid ära võeti. Ja seal oli üks mees Sauli sulastest sel samal päeval, kes Jehova palges paigal seisis. Toeg nimi või Toeg, kes Edomi mees ja Sauli karjaste ülem oli. Ja Taavet ütles Ahimelekile, eks siin ole mitte su käe üks piik ehk mõõk, sest ma pole ei oma mõõka ega oma sõjariistu enese kätte võtnud, sest kuninga sõna oli rutus. Ja preester ütles vilistimehe Koljati mõõk, keda sa tammeorgu maha lõid, vaata, see on siin ühe riide sisse väsitud, käiksid ta 6 taga. Kui sa seda enesele tahad võtta, siis võta, sest muud ei pole siin kui see. Ja Taavet ütles, tema sarnast ei ole, anna see mulle. Psalm 17, 50, 51. Ja Taavet võttis kätte ja põgenes sel päeval Sauli eest ära ja tuli Kati kuninga Akisi juurde, laul 56.1 näiteks. Ja Akisi sulased ütlesid ta vastu, eks see ole Taavet Juuda maa kuningas. Eks nemad temast vastastikku laulnud, ridastikku käies ja öelnud, Saul on oma 1000 maha löönud, aga Taavet oma 10 000. Ja Taavet võttis need sõnad oma südamesse panna ja kartis väga Kati kuningat Akisit. Ja tegi ennast ülapiks nende silmes ja tegi ennast hulluks nende käes ja tegi riipsusid värava poolte peale ja laskis oma ila oma habeme sisse joosta. Laul 34.1 näiteks. Ja Akis ütles oma sulaste vastu,
vaata, teie näete, et see mees hullutab, mispärast toote teda mu juurde. Kas mulle neid vaja, kes hullud on, et teie teda olete siia toonud mu juures hullutama? Kas see sinane peab minu kotta tulema? 22. peatükk. Taavet põgeneb eemale, Saul tapab preestrid hirmsal viisil ära. Ja Taavet läks sealt ära ja pea siis Adullami koopasse. Ja tema vennad ja kõik ta isa sugu kuulsid seda ja läksid sinna alla ta juurde. Laul 57.1 näiteks. Ja tema juurde kogusid kokku kõik need, kel kitsas käes ja kõik need, kel vali võla tagaajaja oli ja kõik need, kes hingest kurvad olid. Ja ta sai nende üle pealikuks ja ligi 400 meest oli temaga. Ja Taavet läks sealt ära Mitspa Moabi maale ja ütles Moabi kuninga vastu, lase palun ma minu isa ja mu ema teie juures elada, kuni ma teada saan, mis Jumal minuga võtab teha. Ja ta tõi neid Moabi kuninga ette ja nemad elasid tema juures kõik päevad, kui Taavet Kautsis oli. Ja prohvet Gaade ütles Taaveti vastu, ära jää siia kanti, tule ja mine Juuda maale. Ja Taavet läks ja tuli Aareti metsa. Laul 63.1 näiteks. Ja Saul kuulis, et Taavet ja mehed, kes temaga olid teada, ja Saul istus kiibes ühe puu all ühes kõrges paigas ja tema piik oli tema käes ja kõik ta sulased seisid tema juures. Ja Saul ütles oma sulastele, kes ta juures seisid, et kuulge teie Jeemini pojad, kas Iisai poeg peaks teile kõigile, Iisai, jah, peaks teile kõigile ka väljad ja viinamäed andma. Kas ta teid kõiki pealikuks paneb 1000 üle ja pealikuks 100 üle, et teie kõik salajad kurja nõu muu vastu peate ja ükski ei ilmuta seda muu kõrva ette, et ka minu poeg Iisai pojaga seaduse teinud ja ei pole ühegi meel teie seast haige minu pärast, et ta mu kõrva ette ilmutaks, sest mu poeg on teinud, et mu sulane mu peale kipub kui varitseja, nõnda kui tänapäev on. Siis vastas Edomi mees Toeg, kes Sauli sulaste juures seisis ja ütles, ma nägin Iisai poja noobe tulevat Ahitubi poja Ahimeleki juurde. Psalm 21.8, laul 52.2. Inglise keeles on ta Jesse. See Iisai on minu jaoks nii võõras nimi. Ja tema küsis Jehova ta eest ja andis temale, ja tema küsis Jehovalt ta ees ja andis temale teerooga ja andis temale Koljati vilistimehe mõõga. Ja kuningas läkitas kutsuma preestrit Ahimelekit ja Ahiubi poega ja kõik ta isa sugu, kes preestrid noobes olid ja nemad tulid kõik kuninga juurde. Ja Saul ütles, et kuule sa Ahiubi poeg ja ta ütles, siin ma olen, mu isand. Saul ütles ta vastu, mis pärast olete teie salaja kurja nõu muu vastu pidanud sina ja Iisai poeg, et sa temale leiba ja mõõga andnud ja Jumalalt küsinud tema eest, et ta mu peale kui varitseja pidi kippuma, nõnda kui tänapäev on. Ja Ahimelek kostis kuningale ja ütles, kes siis on kõigi su sulaste seast nii ustav kui Taavet, kes kuninga väimes, kes enne muud su tahtmise järgi teeb ja on su kojas auline. Kas ma täna vast olen hakanud ta eest Jumalat küsima? See oleks mulle teotuseks. Ärgu pangu kuningas seda asja oma sulasele mitte süüks kõige muu isa sooses, sest su sulane ei ole kõigest, sest midagi teadnud, ei vähe ega suurt. Ja kuningas ütles, sa pead surma, Ahimelek, sina ja kõik su isa sugu.
ja kuningas ütles kaardiväele, kes ta juures seisid: pöörake sinna ja tehke Jehova preestritele surma, sest nende käsi on ka Taavetiga. Ja et nemad teadnud, et ta ära põgenes ja nemad ei ole seda mitte mu kõrva ette ilmutanud. Aga kuningas sulased ei tahtnud oma kätt mitte külge pista, et nemad pidid Jehova preestrite peale minema. Ja kuningas ütles Doegile: pööra sina ja mine preestrite peale. Ja Edomi mees Doeg pööras sinna ja läks ise preestrite peale ja tappis sel sinasel päeval 990 meest, kes linast käiksid ta kuuekesi kandsid. Ja ta lõi preestrite linna noobemõõgaga, mõõgateraga maha. Nii hästi mehed kui naised, nii hästi kangemad kui imevad lapsed, ka veiksed ja eeslid ja pudulõused mõõgateraga. Ja üks Abimeleki poeg, Abjatari nimi, peasis ja põgenes ära Taaveti järele. Ja Abjatar andis Taavetile teada, et Saul oli Jehova preestrid ära tapnud. Ja Taavet ütles Abjatarile: küll ma teadsin seda sel päeval, kui Edomi mees Doeg seal oli, et ta pidi seda vist Saulile teada andma. Mina olen seda kõikide su isa soo hingede peale saatnud. Jää minu juurde, ära karda mitte, sest kes minu hinge hüüab, see püüab ka sinu hinge, sest sina pead mu hooleks jääma. 23. peatükk. Taavet peastab Keila rahva vilististe käest. Teda aetakse taga, Saulile teatatakse, kus Taavet on. Ja Taavetile kuulutati ja öeldi: vaata, vilistid sõdivad Keila vastu ja nemad riisuvad rehealusid. Ja Taavet küsis Jehovalt ja ütles: kas pean ma minema ja vilistid maha lööma? Ja Jehova ütles Taavet vastu: mine, sest sa pead vilistid maha lööma ja Keila peastma. Ja Taaveti mehed ütlesid ta vastu: vaata, meie kardame siin Juudamaal olles kui palju enam, kui läheksime Keila vilististe väehulkade vastu. Ja Taavet küsis veel Jehovat ja Jehova kostis temale ja ütles: võta kätte, mine alla Keila, sest mina annan vilistid su kätte. Ja Taavet läks oma meestega Keila ja sõdis vilististe vastu ja viis nende lojused ära ja lõi neid suure mahalöömisega maha. Ja Taavet peastis neid, kes Keilas elasid. Ja see oli sündinud, kui Abjatar, Ahimeleki poeg, Taaveti juure põgenes Keila, siis tuli ta alla, käiksid ta kuueke ta käes ja Saulile anti teada, et Taavet oli Keila tulnud ja Saul ütles: Jumal on teda mu kätte ära andnud, sest ta on kinni, et ta läinud ühte linna, kel väravad ja poomid on. Ja Saul hüüdis kõik rahva kokku sõtta, et nemad pidid alla minema Keila ja Taaveti ja tema meeste ümber piirama. Ja Taavet sai teada, et Sauli kurja nõu ta vastu pidas ja ütles preestri Abjatari vastu: too siia, käiksite kuueke. Ja Taavet ütles: Jehova Iisraeli Jumal, su sulane on tõesti kuulnud, et Saul püüab Keila tulla linna mu pärast ära rikkuda. Kas Keila kodanikud peaksid mind tema kätte kinni andma? Kas Saul peaks alla tulema nõnda, kui su sulane kuulnud? Oh Jehova, Iisraeli Jumal, anna palun ma oma sulasele teada. Ja Jehova ütles, ta tuleb alla jah. Ja Taavet ütles: kas Keila kodanikud peaksid mind ja mu mehed Sauli kätte kinni andma? Ja Jehova ütles: annavad kinni jah. Ja Taavet ja tema mehed, ligi 600 meest, võtsid kätte ja läksid Keilast välja ja läksid, kuhu nemad jõudsid. Kui seda Saulile anti teada, et Taavet oli Keilast ära pääsenud, siis jäi ta ära välja minemast.
ja Taavet jäi kõrbe tugeva kantside sisse ja jäi ühe mäe peale sivi kõrbe ja Saul otsis teda taga kõige aja, aga Jumal ei andnud teda mitte ta kätte. 2 Peetruse 2.9. Ja Taavet nägi, et Saul oli välja läinud tema hinge püüdma ja Taavet oli sivi kõrbes laanes. Ja Joonatan, Sauli poeg, võttis kätte ja läks laane Taaveti juurde ja kinnitas tema käit Jumalas ja ütles ta vastu, ära karda, sest mu isa Sauli käsi ei saa sind mitte leida ja sina saad kuningaks Iisraeli üle ja mina tahan su järgmine olla ja mu isa Saul teab sedasama. Ja nemad mõlemad tegid seaduse Jehova ees ja Taavet jäi laane, aga Joonatan läks oma kotta ja sivi rahvas läksid üles Sauli juurde kiibed ütlema, eks Taavet hoia ennast meie juures varjul kantside sees laanes Aakila mäekünka peal, mis on paremat kätt Jesimoni kohal. Ja tule nüüd alla, kuningas, kõik seda mööda, kui su hing igatseb alla tulla ja meie kohus on teda kuninga kätte kinni anda. Ja Saul ütles, õnnistatud olete teie Jehovale, et teie mu peale olete armu heitnud. Et minge seadke veel ja katsuge järele ja vaadake paika, kus tema käimine on ja kes teda seal näinud, sest mu vastu on öelnud, et ta väga kavalasti oma asju ajab. Ja vaadake ja katsuge järele kõik redusid, kuhu ta poeb ja tulge jälle mu juurde tagasi. Kui õieti teada on, siis tahan ma teiega minna ja see peab sündima, kui ta siin maal on, et ma teda kõige juuda tuhandete seast tahan üles otsida. Ja nemad võtsid kätte ja läksid sivi poole Sauli eel ja Taavet ja ta mehed olid Naoni kõrbes ühe lageda maa peal paremat kätt Jesimoni kohal. Ja Saul läks oma meestega otsima ja seda anti Taavetile teada ja ta läks alla ühe kalju peale ja jäi Maoni kõrbe ja Saul kuulis seda ja ajas Taaveti taga Maoni kõrbes. Ja Saul käis siin pool mäge ja Taavet oma meestega teine pool mäge. Ja see sündis, et Taavet ruttas Sauli eest ära minema ja Saul ja ta mehed olid Taaveti ja tema meeste ümber piiramas, et nemad pidid neid kinni võtma. Siis tuli üks käsk Sauli juurde ja ütles, jõua ja tule ära, sest vilistid on endid laiali löönud mööda meie maad. Ja Saul läks jälle tagasi Taavetit taga ajamast ja läks vilistite vastu. Seepärast hüüdsid nemad seda paika ära lahkumise kaljuks. 24. peatükk. Taavet aetakse taga Engedi kõrbes. Ja Taavet läks sealt üles ja jäi Engedi kantside sisse. Ja see sündis, kui Saul vilistite järelt tagasi tuli, siis anti temale teada ja öeldi, vaata, Taavet on Engedi kõrbes ja Saul võttis 3000 meest, kes kõigest Iisraelist olid ära valitsetud ja läks Taavetit ja ta mehi taga otsima kivikitste kaljude peale. Ja ta tuli pudulhoiuste aedade juurde, mis tee ääres ja seal oli üks koobas ja Saul läks sinna sisse oma asjale ja Taavet ja ta mehed istusid seal koopas kõrval. Ja Taaveti mehed ütlesid ta vastu, vaata, see on päev, mis Jehova su vastu on öelnud, vaata, ma annan su vaenlase su kätte ja tee temale nõnda, kui su meelest hea on. Ja Taavet võttis kätte ja lõikas salaja Sauli 6 hõlma ära ja pärast seda sündis, et Taaveti süda teda lõi, seepärast, et ta Sauli hõlma ära lõiganud ja ütles oma meestele, see oleks mulle teotuseks Jehova ees, kui ma seda oma isandale teeksin, kes Jehova võitud mees on, et ma oma käe ta külge pissin, sest tema on Jehova võitud mees.
ja Taavet hoidis oma mehed sõnadega tagasi ja ei lasknud neid mitte Sauli peale kippuda ja Saul tõusis koopast üles ja läks tee peale. Pärast seda võttis Taavet kätte ja läks koopast välja ja hüüdis Sauli taga ja ütles: "Oh kuningas, mu isand!" Siis vaatas Saul enese taha ja Taavet heitis silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles Saulile: "Mispärast võtad sa inimeste jutusid kuulda, kes ütlevad, vaata, Taavet otsib su õnnetust. Vaata, tänapäev on su silmad näinud, et Jehova sind täna mu kätte andnud siin koopas ja öeldi, et ma sind pidin tapma, aga sulle on armu antud. Ja ma ütlesin, ei, ma pista mitte oma kätt oma isanda külge, sest ta on Jehova võitnud mees. Ja mu isa, vaata oma 6 hõlma, mis minu käes, sest kui ma su 6 hõlma ära lõikasin, siis ei ole ma sind mitte tapnud. Tunne ja vaata, et mu käes ei ole ühtegi kurja ega üleastumist ja ma pole mitte su vastu pattu teinud ja sina ajad mu hinge ometi taga, et sa tahad seda seest ära võtta. Küll Jehova mõistab minu ja sinu vahel kohut ja Jehova maksab minu pärast su kätte, aga minu käsi ei pea mitte su ligi saama. Kohtumõistjate 11:27. Nõnda kui vana rahva vanasõna käib, hõela käest tuleb hõela töö välja, aga minu käsi ei pea mitte su ligi saama. Kelle järele on Iisraeli kuningas välja läinud, keda ajad sa taga? Üht surnud koera ehk üht kirpu ajad sa taga. Ja Jehova peab kohtumõistja olema minu ja sinu vahel kohut mõistma. Küll tema näeb, et ja seletab mu riiu asja ära. Ja kui kohtumõistja peastab ta mind sinu käest ja see sünnib, kui Taavet need sõnad sai rääkinud Sauli vastu, siis ütles Saul: kas see on sinu heal mu poeg Taavet? Ja Saul tõstis oma häält ja nutis ja ütles Taaveti vastu: sina oled õigem mind, sest sa oled mulle head tasunud ja mina olen sulle kurja tasunud. Ja sina oled täna teada andnud, mis head sa mulle oled teinud, et küll Jehova mind su kätte kinni andnud. Siiski ei ole sa mind mitte tapnud. Ja kui keegi oma vaenlase leiaks, kas ta laseks teda heaga ära minna, seepärast võtku Jehova sulle head tasuda sellesinase päeva eest, et sa oled mulle head teinud. Ja nüüd vaata, ma tean, et sa tõesti kuningaks saad ja Iisraeli kuningriik jääb sinu kätte seisma. Ja nüüd vanu mulle Jehova juures, et sa mu sugu ei taha mitte lõpetada pärast mind ja et sa minu nime mu isa soost ei taha ära kaotada. Ja Taavet vandus Saulile ja Saul läks oma kotta ja Taavet ja ta mehed läksid üles kantsi. 25 peatükk. Naabali pahad ja tema naise head kombed Taaveti vastu. Ja Samuel suri ära ja kõik Iisraeli lapsed kogusid kokku ja tegid kaebust ta pärast ja matsid teda maha ta koja juure Raamasse. Ja Taavet võttis kätte ja läks alla Paareni kõrbe ja üks mees oli Maanis ja ta tegemine oli Karmelis. Ja see mees oli väga rikas ja temal oli 3000 lammast ja 1000 kitse. Ja tal oli oma pudulujusid niitmas Karmelis. Ja mehe nimi oli Naabal ja ta naise nimi Abigail. Ja naisel oli hea mõistus ja ilus nägu, aga mees oli kõva ja kuri tegude poolest. Ja ta oli Kaalebi mees. Ja kui Taavet kõrbes kuulis, et Naabal oma pudulujusid niitis, siis läkitas Taavet 10 noort meest ja Taavet ütles noorte meestele: minge üles Karmeli, kui teie Naabali juurde tulete, siis küsige temalt mu nimel, kas ta käsi hästi käib ja ütelge nõnda: tere ja rahu olgu sinule ja rahu su perele ja rahu kõigile, mis su päralt on. Ja nüüd ma olen kuulnud, et sul
et sul niitjad on. Nüüd on karjased, kes sinu päralt meie juures olnud. Meie ei pole neilt mitte häbi teinud ja ei pole midagi nende käest ära saanud. Kõik see aeg otsa, mis nemad Karmelis on. Küsi oma poiste käest, küll nemad sulle kuulutavad, et noored mehed armu leiaksid su meelest, sest meie oleme heal päeval tulnud, et anna oma sulastele, mis su kätte puudub, ja oma pojale Taavetile. Ja Taaveti noored mehed tulid ja rääkisid Naabali vastu kõik need samad sõnad Taaveti nimel ja jäid seisma. Ja Naabal kostis Taaveti sulastele ja ütles, kes on Taavet ja kes on Iisai poeg? Nüüd on palju sulasid, kes ära kargavad, iga mees oma isanda juurest. Ja ma peaksin oma leiva, oma vee ja oma lojused, mis ma oma niitjatelt olen tapnud, ära võtma ja inimestele andma, keda mina ei tunne. Kust nemad on? Ja Taaveti noored mehed kallasid ümber oma tee peale ja läksid jälle tagasi ja tulid ja kuulutasid temale kõik needsamad sõnad. Ja Taavet ütles oma meestele, pange igaüks oma mõõk vööle, ja nemad panid igaüks oma mõõga vööle ja Taavet pani ka oma mõõga vööle. Ja nemad läksid üles Taaveti järel ligi 400 meest ja 200 jäid riistade juurde. Ja Abigailile, Naabali naisele, andis üks poiss nende poiste seast teada ja ütles, vaata, Taavet on käsud kõrbest läkitanud meie isandale palju tervist viia ja ta jagas neile sõnu. Ja mehed olid väga head meie vastu ja meile ei ole neist häbi tehtud ega midagi meie käest ära saanud kõik see aeg otsa, mis meie nendega ümber käisime, kui olime välja peal. Nemad on nii hästi öö kui päeva ajal, kui müür meie ümber olnud kõige aja, mis meie nende juures oleme pudulusid hoidmas. Ja nüüd mõista ja vaata, mis sa teed, sest kuri lugu on kõvasti seatud meie isanda vastu ja kõige ta pere vastu. Ja tema on üks pahariti laps, et ei või temaga rääkida. Siis ruttas Abigail ja võttis 200 leiba ja 2 kruusi viina ja 5 valmistatud lammast ja 5 mõõtu tangu ja 100 rosinakobarat ja 200 viingimarja kakku ja pani kõik eeslite selga ja ütles oma poistele, minge minu eele vaata, ma tulen teie järele, aga oma mehele Naabalile ei andnud ta seda mitte teada. Ja see sündis, kui ta eesli seljas sõitis ja sai mäevarju alla. Vaata, siis tulid Taavet ja ta mehed alla tema vastu ja Abigail tuli nende vastu. Ja Taavet oli ütelnud, tõesti, ma olen ilma asjata kõik seda hoidnud, mis kõrbes selsinasel oli, et kõigest, mis temal oli, ühtegi ära ei saanud ja tema on mulle head eest kurja tasunud. Nõnda tehku Jumal Taaveti vaenlastele ja nõnda veel pealegi, kui ma järele jätan kõigist, mis tema päralt on, hommikuvalgeni, mis vastu seina tuleb, vastu seina kuseb. Ja kui Abigail Taavetit nägi, siis astus ta usinasti eesli seljast maa ja heitis Taaveti ette silmili maha ja kummardas maani. Ja langes tema ümber jalgade ja ütles, minu peale langegu süü, mu isand, ja lase palun ma oma ümmardajat su kuuldes rääkida ja kuula oma ümmardaja kõnesid. Oh, ärgu pangu mitte mu isand oma südant sellesinaste paareti mehe vastu, Naabali vastu, sest kui ta nimi nõnda on ta ise, Naabal on ta nimi ja jõledus on tema juures, aga mina, su ümardaja, ei pole mitte oma isanda noori mehi näinud, keda sa olid läkitanud. Ja nüüd, mu isand, nii tõesti, kui Jehova elab ja sinu hing elab, on Jehova sind keelanud tulemast verd valama, et su oma käsi sinule ei pidanud abi saatma.
ja nüüd saagu kui Naabal su vaenlased ja need, kes mu isandale püüavad kurja teha. Ja nüüd see on and, mis su ümardaja oma isandale toonud, et see noorte meestele saaks antud, kes mu isanda järel käivad. Anna palun ma oma ümardajale astumine andeks, sest Jehova teeb tõesti mu isandale ühe kindla hoone üles, sest mu isand sõdib Jehova sõdimisi ja sinust ei pea kurja leitama su eluaeg otsa. Ja kui üks inimene kätte võtaks sind taga ajada ja su hinge peale kippuda, siis peab mu isanda hing elavate kimbu sees olema kinni seotud Jehova su Jumala juures, aga su vaenlaste hing võtab ta lingupesa seest välja visata. Ja see peab sündima, kui Jehova mu isandale teeb kõik seda head mööda, mis ta sinu pärast on rääkinud ja käsib sind, et sa pead Iisraeli üle vürst olema, et see ei saa sulle mitte vaarumiseks ega südame komistamiseks mu isandale, kui mu isand ilma süüta oleks verd ära vallanud ja iseenesele abi saatnud. Kui Jehova see hea mu isandale teeb, küll sa siis mõtled oma ümardaja peale. Ja Taavet ütles Abigailile, õnnistatud olgu Jehova Iisraeli Jumal, kes sind selsinasel päeval on minu vastu läkitanud. Ja õnnistatud olgu su tark meel ja õnnistatud sina ise, kes sa mind sel päeval oled keelanud tulemast verd ära valama ja et mu käsi ei ole mulle abi saatnud. Ja tõepoolest nii tõesti, kui Jehova Iisraeli Jumal elab, kes mind on keelanud sulle kurja tegemast, kui sa mitte ei oleks jõudnud mu vastu tulema, siis ei oleks tõesti Naabalile mitte järele jäänud hommiku valgeni ei ükski, kes vastu seina kuseb. Ja Taavet võttis tema käest seda, mis ta temale toonud ja ütles temale, mine üles oma kotta rahuga, vaata, ma olen su sõna kuulnud ja su silmad üles tõstnud. Ja Abigail tuli Naabali juurde ja vaata, temal oli omas kojas joodud kui ühed kuninga joodud ja Naabali süda oli rõõmus iseeneses ja ta ise oli otse väga joobunud. Aga Abigail ei andnud temale ühtegi teada ei vähe ega suurt hommikuvalgeni. Ja see sündis hommikul, kui viin Naabali pealt ära oli läinud, siis andis ta naine temale need asjad teada ja ta süda suri ära tema sees ja tema oli otse kui kivi. Ja ligi 10 päeva pärast sündis, et Jehova Naabali nuhtles, et ta ära suri. Ja kui Taavet kuulis, et Naabal oli ära surnud, siis ütles tema, õnnistatud olgu Jehova, kes seletanud mu teotuse riiuasja, mis Naabali käest tuli ja oma sulase ära keelanud kurja tegemast, aga Naabali kurjuse on Jehova ta peale tasunud. Ja Taavet läkitas välja ja käskis Abigailil rääkida, et ta pidi teda enesele naiseks võtma. Ja Taaveti sulased tulid Abigaili juurde Karmeli ja rääkisid ta vastu ja ütlesid, Taavet on meid sinu juurde läkitanud, et ta sind enesele tahab naiseks võtta. Ja ta tõusis üles ja kummardas silmini maani ja ütles, vaata su ümardaja saagu orjaks, kes oma isanda sulase jalgu peseb. Kohtumõistjate 19.21, Johannese 13.5 näiteks. Ja Abigail tõttas ja tõusis üles ja sõitis eesli seljas ja tema viis tüdrukut, kes ta järel käisid. Ja ta läks Taaveti käskude järele ja sai temale naiseks. Ja Taavet võttis Ahinoami Iisraelist ja nemad olid mõlemad temale peaks olema siis naisiks. Ja Saul oli
oma tütre Miikali, Taaveti naise ära andnud Baltile, Laisi pojale, kes kallimist oli. 26. peatükk. Saul ajab Taavetit viimist korda taga Sivi kõrbes. Ja Sivi rahvas tulid Sauli juurde Kiibe ja ütlesid, eks Taavet ennast varjul ei hoia Akila mäekünka peal Esimoni kohal. Psalm 23, 19, laul 54, 2 näiteks. Ja Saul võttis kätte ja läks alla Sivi kõrbe ja temaga 3000 meest, kes Iisraelist olid ära valitsenud Taaveti Sivi kõrbe taga otsima. Ja Saul lõi leeri üles Akila mäekünka peale, mis Jesimoni kohal on tee ääres, aga Taavet jäi kõrbe ja nägi, et Saul oli tulnud tema järele kõrbe. Ja Taavet läkitas salaja ja kuulajad ja sai teada, et Saul tuli teatavasse paika. Ja Taavet võttis kätte ja tuli sinna paika, kuhu Saul oli leeri üles löönud. Ja Taavet nägi paika, kus Saul Abneri Neeri poja oma väepealikuga magas ja Saul magas vankrite leeris ja rahvas olid ta ümber leeris. Ja Taavet hakkas rääkima Hitimehe Abimeleki vastu ja Abiasi Seruja poja Jaobi venna vastu ja ütles, kes tahab minuga Sauli juurde alla tulla leeri? Ja Abiasi ütles, küll mina tulen sinuga alla. Ja Taavet tuli Abiasiga rahva juurde. Öösel ja vaata, Saul oli maas magamas vankrite leeris ja ta piik oli maa sisse löödud ta pea kohta ja Abner ja rahvas olid magamas tema ümber. Ja Abisai ütles Taaveti vastu, Jumal on täna su vaenlase sinu kätte kinni andnud, seepärast, et lase ma ajan ühe hoobiga piigi temast läbi ja maa sisse, et mul pole teist korda tarvis temale seda teha. Ja Taavet ütles Abiasi vastu, ära riku teda mitte ära, sest kes on oma käe Jehova võitud mehe külge pistnud ja ilma süüta jäänud. Ja Taavet ütles, nii tõesti, kui Jehova elab, kui Jehova teda ei löö, ehk kui ta päev ei tule, et ta sureb, ehk kui ta sõtta ei lähe, et ta otsa saab, siis oleks see mulle teotuseks Jehova ees, kui ma oma käega Jehova võitud mehe külge pistaksin. Seepärast võta nüüd ära piik, mis ta pea kohal ja veekarikas ja läksime oma teed. Ja Taavet võttis piigi ja veekarika Sauli pea kohalt ära ja nemad läksid oma teed ja ükski ei näinud, ei teadnud ega ärganud üles, sest nemad magasid kõik seepärast, et Jehova käest raske uni oli nende peale langenud. Ja Taavet läks üles teine poole ja jäi kaugel seisma mäe otsa. Palju maad oli nende vahel ja Taavet hüüdis rahva vastu ja Neeri poja Abneri vastu ütles, eks sa ei kosta Abner. Ja Abner kostis ja ütles, kes sina oled, et sa kuninga vastu hüüad? Ja Taavet ütles Abneri vastu, eks sina ole mees, kes on sinu sarnane Iisraelis ja mispärast ei ole sa kuninga oma isanda juurde vahti pannud, sest üks rahva seast läks kuningat su isandat ära rikkuma. See asi pole mitte hea, mis sa oled teinud. Nii tõesti, kui Jehova elab, teie olete tõesti surma väärt, et teie ei ole mitte oma isanda Jehova võitud mehe juures vahti pannud. Ja nüüd vaata, kus kuninga piik ja veekarikas on, mis ta pea kohal oli. Ja Saul tundis Taaveti heale ära ja ütles, kas see on sinu hääl, mu poeg Taavet? Ja Taavet ütles, jah, see on mu hääl, mu isand kuningas. Ja ta ütles, mispärast ajab mu isand oma sulast taga, sest mis olen ma teinud ja mis kuri on minu käes. Ja nüüd palun ma kuulgu mu isand kuningas oma sulaste sõnu. On Jehova sind mu vastu kihutanud, siis saagu ta roaohvri ja haisu tunda, aga kui inimese lapsed kihutavad, siis on nemad Jehova ees ära neetud, et nemad mind täna
välja lükkavad, et ma ei saa Jehova pärisosa seltsis olla. Otse kui ütlesid nemad, mine ära teeni teisi jumalaid. Ja nüüd ärgu langegu mu veri mitte maha Jehova ette, sest Iisraeli kuningas on välja läinud ühte ainust kirpu taga otsima, otse kui võtaks ta üht püüd mägede peal taga ajada. Ja Saul ütles, ma olen pattu teinud, tule tagasi, mu poeg Taavet, sest ma ei taha enam mitte sulle kurja teha, sellepärast et mu hing sel sinasel päeval su meelest kallis olnud. Vaata, ma olen jõledasti teinud ja üpris väga eksinud. Ja Taavet kostis ütles, vaata, siin on kuninga piik, et tulgu üks noorist mehist ja võtku seda ära. Ja Jehova tasub igaühele tema õigust mööda ja ta truudust mööda. Sest Jehova oli sind täna mu kätte andnud, aga mina ei tahtnud mitte oma kätt Jehova võitud mehe külge pista. Ja vaata, otse kui sinu hing täna mu meelest suur olnud. Niisamuti olgu mu hing Jehova meelest suur ja ta päästku mind ära kõigest aastusest. Ja Saul ütles Taaveti vastu, õnnistatud olgu sina, mu poeg Taavet. Küll sa saadad oma asjad korda ja saad ka tõeste võimust. Ja Taavet läks oma teed ja Saul läks tagasi oma paika. 27. peatükk. Taavet põgeneb jälle vilististe juurde ja Taavet mõtles oma südames. Üks päev saan ma ometi otsa Sauli käe all. Ei ole mul paremat nõu, kui et ma ometi katsun vilistite maal siit ära peaseda. Et Saul minu pärast ära tüdiks mind enam otsimast kõige Iisraeli rajade pealt. Nõnda peasen ma ta käest ära. Ja Taavet võttis kätte ja läks ära ja 600 meest, kes temaga olid, Maoki pojad Akaisi Gati kuninga juurde. Salm 21:11. Ja Taavet jäi Akaisi juurde Gati, tema ja ta mehed, igaüks oma perega. Taavet ja 2 naist, Ahinoam, Iisraeli naine ja Abigail, Naabali Karmeli mehe naine. Ja Saulile anti teada, et Taavet oli Gati ära põgenenud ja ta ei võtnud mitte enam teda taga otsida. Ja Taavet ütles Akaisi vastu, kui ma nüüd olen su meelest armu leidnud, siis lase mulle ase anda ühes välise maalinnas, et ma seal võiksin elada ja mispärast peab su sulane aset olema sinuga kuningriigi linnas. Ja Aakis andis temale sel samal päeval Sitkaeli linna, sellepärast jäi Sitkael Juuda kuningate päralt tänapäevani. Ja päevade arv, mis Taavet vilististe välisel maal elas, oli 1 aasta ja 4 kuud. Ja Taavet läks üles oma meestega ja nemad läksid Geesuri ja Kirsi ja Amaleki rahva peale, sest nemad on need, kes igavesti siin maal elanud kuni Suuri juure ja Egiptuse maast saadik minnakse. Ja Taavet lõi maarahva maha ja ei jätnud ei meeste ega naiste rahvast elusse ja võttis ära pudulused ja veisid ja eeslid ja kaamelid ja riided ja läks tagasi ja tuli Aakisi juurde. Ja Aakis ütles, eks teie ei ole täna olnud välja minemas ja Taavet ütles, jah, oleme lõuna pool Juuda ja lõuna pool Jerahmeeli ja lõuna pool Geeni maal käinud ja Taavet ei jätnud ei meeste ega naiste rahvast elusse, et ta oleks neid Gati toonud, sest ta mõtles, ehk nemad vahest meist üles kuulutavad ja ütlevad, nõnda on Taavet teinud ja nõnda oli ta viis kõik see aeg otsa, mis ta vilististe
välisel maal elas. Ja Aakis uskus Taavetit ja mõtles, ta on ennast oma rahva seas Iisraelis väga saatnud haisema, seepärast jääb ta mulle sulaseks igaveseks ajaks. 28. peatükk. Saul küsib nõu nõianaise käest, kes Endoris. Need on siis need tublid selgeltnägijad. Ja see sündis neil päevil, et vilistid oma sõjaväe kokku kogusid sõtta Iisraeli vastu sõdima. Ja Aakis ütles Taaveti vastu, sa pead tõesti teadma, et sa pead minuga välja minema, leeri, sina ja su mehed. Ja Taavet ütles Aakisi vastu, seepärast pead sa teada saama, mis su sulane tahab teha. Ja Aakis ütles Taaveti vastu, seepärast tahan ma sind oma peahoidjaks tõsta kõiges eluajaks. Ja Samuel oli surnud ja kõik Iisrael oli ta pärast kaebust teinud ja teda Raamasse tema linna maha matnud. Ja Saul oli lausujad ja teadjamehed sealt maalt ära saatnud. Ja psalm 25.1. Ja vilistid kogusid kokku ja tulid ja lõid leeri üles Suneemi ja Saul kogus kõik Iisraeli lapsed. Ja nemad lõid leeri üles Gilboa. Ja Saul nägi vilistite leeri ja kartis ja ta süda värises väga. Ja Saul küsis Jehoovat, aga Jehova ei vastanud temale mitte, ei unenägude ega uurimi ega prohvetite läbi. Õpetussõnad 1, 28, 29, 30. Ja Saul ütles oma sulasele, otsige mulle üles üks naisterahvas, kes lausuja vaim, et ma tema juure lähen ja ta käest nõu küsin. Ja tema sulased ütlesid ta vastu, vaata, Endoris on üks naine, kellel lausuja vaim on. Ja Saul tegi ennast teistviisi ja pani teised riided selga ja läks ise ja 2 meest temaga. Ja nemad tulid ööse naise juurde ja ta ütles, anna mulle õnne palun ma lausuja vaimu läbi ja saada, et see minu ette tuleb, kellest ma su vastu räägin. Ja naine ütles ta vastu, vaata, sa tead, mis Saul on teinud, et ta lausujad ja teadjamehed siit maalt on ära kaotanud. Mis pärast tahad sina siis mu hinge võrku ja mind surma saata? Ja Saul vandus temale Jehova juures ja ütles, nii tõesti, kui Jehova elab, see asja pärast ei pea sa mitte nuhtluse alla saama. Ja naine ütles, keda pean ma saatma, et ta su ette tuleb? Ja ta ütles, saada Samuel mu ette tulema. Ja naine nägi Samueli ja kisendas suure häälega ja naine rääkis Samuelile ja ütles, miks oled sa mind petnud, sina oled ju Saul. Ja kuningas ütles temale, ära karda, ütle aga, mis sa näed. Ja naine ütles Sauli vastu, ma näen jumalaid maast üles tulevad. Ja ta ütles temale, mis tema nägu on, ja tema ütles, üks vana mees tuleb üles ja temal on kuup seljas. Siis mõistis Saul, et see oli Samuel ja ta heitis silmili maha ja kummardas. Siiraki raamat äkki 46:30. Ja Samuel ütles Sauli vastu, miks oled sa mulle tüli teinud ja saatnud mind üles tulema? Ja Saul ütles, mul oli väga kitsas käes, sest vilistid sõdivad mu vastu ja Jumal on minust ära lahkunud ja ei vasta mulle enam, ei prohvetite läbi ega unenägude läbi. Seepärast olen ma sind hüüdnud, et sa mulle pead teada andma, mis ma pean tegema. Ja Samuel ütles, ja mispärast küsid sa minult, kui Jehova sust on ära lahkunud ja on su vaenlane?
küll Jehova teeb nõnda, kui ta minu läbi rääkinud ja Jehova kisub kuningriigi su käest ära ja annab seda su ligemesele Taavetile. Otse kui sina ei pole mitte kuulnud Jehova sõna ja pole mitte ta tulist viha mööda Amaleki vastu teinud, seepärast on Jehova seesama asja sulle sel sinasel päeval teinud ja Jehova tahab Iisraeli ka sinuga vilististe kätte anda ja homme pead sina ja su pojad mu juures olema ja pealegi annab Jehova Iisraeli leeri vilististe kätte. Siis ruttas Saul ja langes nii pikk, kui ta oli maa peale ja kartis väga Samueli sõnade pärast. Ka rammu ei olnud mitte tema sees, sest ta ei polnud leiba söönud. Kõik see päev ja kõik see öö otsa. Ja naine tuli Sauli juurde ja nägi, et ta suurt hirmu tundis ja ta ütles ta vastu. Vaata, su ümardaja on su sõna kuulnud ja ma olen oma hinge oma peosse pannud ja su sõna kuulnud. Mis sa mu vastu rääkisid? Seepärast kuule sina ka, palun ma oma ümardaja sõna ja ma panen su ette palukese leiba ja söö, et sa rammu saad, kui sa teele lähed. Ja ta ei tahtnud mitte ja ütles, ei ma söö mitte. Siis käskisid tema sulased ja ka naine ta peale, et tema võttis nende sõnu kuulda ja ta tõusis maast üles ja istus voodi peale maha ja naisel oli nuumavasikas kodu ja ta tappis seda rutust ära ja võttis jahu ja sõtkus ja tegi sest hapnemata leiba. Ja ta tõi Sauli ette ja tema sulaste ette ja nemad sõid ja tõusid üles ja läksid ära sel öösel. 29. peatükk. Vilistid ei usu Taavetit mitte. Ja vilistid kogusid kõik oma väe Aaveki juure kokku ja Iisraeli lapsed olid leeris Ainis, mis Iisraeli juures. Ja vilistite vürstid käisid 100 haaval ja 1000 haaval ja Taavet ja tema mehed käisid tagumises otsas Aakisiga. Ja vilistite vürstid ütlesid, mis Eebrea mehed need on? Ja Aakis ütles vilistite vürstide vastu, eks see ole Taavet Sauli, Iisraeli kuninga sulane, kes need päevad ehk need aastad mu juures olnud ja ma pole temast ühtegi süüd leidnud, sest päevast, kui ta neist ära karanud, siit päevast saadik. Ja vilistite vürstid said tema peale väga kurjaks ja vilistite vürstid ütlesid temale, lase mees tagasi minna, et ta saab jälle oma paika, kus sa teda ülevaatajaks pannud, et ta ei saa meiega sõtta alla tulla, et tema ei saa sõjas meie vastaseks. Ja Miska võiks ta ennast oma isanda meelepäraliseks teha. Eks nende meeste peadega. Eks ta ole mitte see Taavet, kellest nemad ridastikku vastastikku laulsid ja ütlesid, Saul on oma 1000 ja Taavet oma 10 000 maha löönud, Psalm 18:7. Ja Aakis kutsus Taaveti ja ütles ta vastu, nii tõesti, kui Jehova elab, sina oled õiglane ja see on mu meelest hea, et sa minuga välja lähed ja sisse tuled leeri, sest ma ei ole sult ühtegi kurja leidnud, sest päevast, kui sa mu juurde tulid tänapäevani. Aga vürstide meelest ei ole sa mitte hea ja nüüd pööra tagasi ja mine rahuga ära, et sa mitte kurja ei tee vilistite vürstide meelest. Ja Taavet ütles Aakisi vastu, mis olen ma siis teinud ja mis oled sa oma sulasest leidnud, sest päevast, kui ma sinu ees olen olnud tänapäevani, et ma ei pea tulema oma isanda kuninga vaenlaste vastu sõdima. Ja Aakis kostis ja ütles Taaveti vastu, ma tean, et sina mu meelest hea oled kui üks Jumala ingel, aga vilististe vürstid on ütelnud,
ta ei pea mitte meiega sõtta üles minema ja nüüd tõuse hommikuvara üles oma isanda sulastega, kes sinuga tulnud ja kui teie hommikuvara saate üles tõusnud, siis minge ära, kui teile valge tuleb. Ja Taavet tõusis vara üles, tema ja tema mehed, et nemad pidid sel hommikul ära minema ja vilistite maale tagasi minema, aga vilistid läksid üles Iisraeli poole. 30. peatükk. Amalekid riisuvad ja põletavad Sitkali linna paljaks. Taavet saab kõik, mis riisutud nende käest jälle. Ja see sündis, kui Taavet oma meestega 3. päeval Gilgali sai, siis olid Amaleki rahvas lõuna poole ja Gilgali peale tulnud ja Gilgali maha löönud ja seda tulega ära põletanud ja olid naisterahva, mis seal sees vangi viinud, nii hästi pisikesed kui suured, aga nemad ei tapnud kedagi, vaid viisid neid ära ja läksid oma teed. Ja Taavet tuli sinna linna oma meestega ja vaata, see oli tulega ära põletatud. Ja nende naised ja nende pojad ja nende tütred olid vangi viidud. Siis tõstis Taavet ja rahvas, mis temaga oma häält ja nutsid, seni kui nemad ei jõudnud enam nutta. Ja Taavet, mõlemad naised olid ka vangi viidud. Ahinoam, Iisraeli naine ja Abigail, Naabali, Karmeli mehe naine. Ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas käskisid teda kividega surnuks visata, sest kõigel rahval oli südamekurbus igal ühel oma poegade ja oma tütarde pärast, aga Taavet kinnitas ennast Jehova oma Jumala sees. Jeesaja raamat siis 40:31. Ja Taavet ütles preestri Abimeleki poja vastu, et too mulle siia käiksite kuueki ja Abiatar tõi käiksite kuuekesi Taaveti juurde. Ja Taavet küsis Jehovalt ja ütles, kas ma pean seda sõjahulka taga ajama? Kas ma seda kätte saan? Ja Jehova ütles temale, aja taga, sest sa pead neid vilistite kätte saama ja kõik tõesti ära peastma. Ja Taavet läks ära, tema ja 600 meest, kes temaga. Ja tulid Peesori jõest saadik ja muist jäid sinna seisma. Ja Taavet ajas taga ja tema ja 400 meest ja 200 meest jäid seisma, kes olid nõnda ära väsinud, et nemad ei suutnud üle Peesori jõe minna. Ja nemad leidsid ühe Egiptuse mehe välja pealt ja viisid teda Taaveti juurde ja andsid temale leiba ja ta sõi ja nemad andsid temale vett ja juua. Ja andsid temale ühe tüki viigimarja kakku ja 2 rosina kobarat ja ta sõi ja tema vaim sai jälle ta juurde elama, sest et ta polnud 3 päeva ja 3 ööd otsa leiba söönud ega vett joonud. Ja Taavet ütles temale, kelle päralt sa oled ja kus sina oled? Ja ta ütles, mina olen Egiptuse poiss, ühe Amaleki mehe sulane ja mu isand on mind maha jätnud, seepärast et täna 3. päev, kui ma haigeks sain. Meie oleme lõuna poole Keretit ja sinna maale, mis Juuda päralt on ja lõuna poole Kaabeli maad laiali läinud ja Sitkali linna tulega ära põletanud. Ja Taavet ütles tema vastu, kas sa tahad mind selle hulga juurde alla viia? Ja ta ütles, vanu mulle Jumala juures, et sa mind ei taha tappa ega mind anda mu isanda kätte kinni. Siis tahan ma sind selle hulga juurde alla viia. Ja ta viis teda alla ja vaata, nemad olid kõige maa peal maas laiali söömas ja joomas ja tantsimas kõige suure saagi pärast, mis nemad vilististe maalt ja Juuda maalt olid ära võtnud. Ja Taavet lõi neid maha puhtest 2. päeva õhtuni ja neid ei peastnud ükski muu ära kui 400 noort meest, kes kamelite seljas sõitsid ja ära põgenesid.
ja Taavet päästis kõik ära, mis Amaleki rahvas oli võtnud. Oma mõlemad naised päästis Taavet ka ära ja ei jäänud neile ühtegi vaja, ei vähest ega suurest, ei poegadest ega tütardest, ei saagist ega mingisugusest, mis nemad olid neilt ära võtnud. Kõik tõi Taavet jälle tagasi. Ja Taavet võttis kõik pudulojused ja veiksid ära. Nemad käisid neid saatmas teiste lojuste eel ja ütlesid, see on Taaveti saak. Ja Taavet tuli nende 200 mehe juurde, kes olid ära väsinud, et nemad ei suutnud Taaveti järele käia ja keda nemad olid jõudnud Peeturi jõe juurde ja nemad läksid Taaveti vastu välja ja rahva vastu, mis temaga. Ja Taavet tuli rahva juurde ja küsis neilt, kas nende käsi pidi hästi käima ja kõik kurjad ja pahareti mehed nende meeste seast, kes Taavetiga olid läinud, hakkasid ütlema, sellepärast, et nemad ei ole meiega läinud, ei taha meie neile saagist, mis meie oleme ära päästnud, muud ühtegi anda, kui aga iga mehele tema oma naise ja ta lapsed, neid viigu nemad ja mingu ära. Ja Taavet ütles, ärge tehke nõnda, mu vennad, seega, mis Jehova meile on andnud ja ta on meile hoidnud sõja ja sõjahulga meie kätte andnud, mis meie peale tulnud. Ja kes peaks teie sõna kuulama selle asja sees, sest missugune selle osa on, kes sõtta alla läinud, niisugune peab ka selle osa olema, kes riistade juurde jäänud. Nemad peavad ühet asja jagama. Nemad peavad ühe tasa jagama. Ja see sündis sest päevast ja pärast, et ta seda pani seadmiseks ja kohtuseaduseks Iisraelile tänapäevani. Ja Taavet tuli Gilgali ja läkitas saagist Juuda vanematele oma sõpradele ja käskis öelda, vaata, siin on teie õnnistus Jehova vaenlaste saagist ja läkitas neile, kes Peeteris ja kes Naamotis lõuna pool ja kes Jaatiris ja neile, kes Aoeris ja kes Sivmotis ja kes Estemoas ja kes Kaakalis ja kes Jerahmeeli linnades ja kes Geeni linnades ja kes Ormas ja kes Korasanis ja kes Atakasis ja kes Hebronis ja kõiki paiku, kus Taavet ise ja tema mehed olid käinud. 31. peatükk. Vilististe sõda Iisraeli lüüakse maha, Sauli surm. Ja vilistid sõdisid Iisraeli vastu ja Iisraeli mehed põgenesid vilististe eest ära ja maha löödud langesid Giboa mäe peale ja vilistid kippusid Sauli ja ta poegade peale ja vilistid lõid maha Joonatani ja Abinadabi ja Malkiusa, Sauli pojad. Ja taplus oli Sauli vastu raske ja ambudega kütid leidsid teda ja ta kartis väga küttisid. Ja Saul ütles oma sõjariistade kandja vastu, tõmba oma mõõk välja ja pista mind seega läbi, et need sinased ümber lõikamata ei tule ja ei pista mind läbi ja ei tee imet minuga, aga tema sõjariistade kandja ei tahtnud mitte, sest ta kartis väga ja Saul võttis mõõga ja langes ise selle sisse. Laul 37:14, 15:20. Ja kui ta sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis langes tema ka ise oma mõõga sisse ja suri ära temaga. Nõnda suri Saul ära ja tema 3 poega ja ta sõjariistade kandja ja kõik tema mehed sel päeval ühtlasi. Kui Iisraeli mehed, kes siinpool Orgu ja kes siinpool Jordanit olid, nägid, et Iisraeli mehed ära põgenesid ja et Saul ja ta pojad olid surnud,
Siis jätsid nemad linnad maha ja põgenesid ära ja vilistid tulid ja elasid nende sees. Ja see sündis teisel päeval, et vilistid tulid maha lööduid paljaks riisuma ja nemad leidsid Sauli ja ta 3 poega maast Kibloa mäe pealt ja raiusid tema pea otsast ära ja riisusid ta sõjaristad ära ja läkitasid vilististe maale ümberkaudu. Nende ebajumalate kojas oli rahvale rõõmsaid sõnumeid kuulda ja panid tema sõjaristad Astroti kotta ja Astaroti kotta ja ta keha poosid nemad üles Betsani linna müüri külge. Ja kui Gileadi Jaabali rahvas sest said kuulda, mis vilistid Saulile olid teinud, siis võtsid kõik rahvad mehed kätte ja läksid kõige öö ja võtsid Sauli keha ja ta poegade kehad Betani müüri küljest maha ja tulid Jaabali ja põletasid neid seal ära ja võtsid nende luud ja matsid ühe puu alla Jaabali ja paastusid 7 päeva. Samueli esimese raamatu ots. Siin on nüüd hästi palju. No. Millest siis alustada? Saul oli pidevalt ajas Taavetit taga, kuigi Taavetile anti juba õnnistus edasi. Taavetile anti loo ja õnnistus edasi ja Taavet põgenes ju pidevalt Sauli eest hirmus. Taavet kartis, et kuningas lööb ta maha. Kuigi Taavetile oli antud juba prohvetite poolt, oli antud looja poolt õnnistus ja võidmine. Aga Taavet kogu aeg üritas käituda õigesti. Mitte siis looja poolt valitud välja valitud siis peamehele liiga teha. Ja siin on ka see, et kui Taavet põgenes Sauli eest, siis ta läks ühte linna ja ta küll osaliselt valetas preestrile, et kuningas saatis ta ja küsis sõjariista ja küsis leiba. Aga seal oli ka see, et kuna Taavet oli juba siis nii-öelda pühitsetud siis selle prohveti Samueli poolt järgmiseks kuningaks, siis ongi see, et ainult kuningal ja ainult preestritel on õigus seda leiba, mis
seda leiba, mis siis